Tšauki! Täna on jälle laupäev ja ma alustan vlogi jälle laupäeval. See on viimasel ajal saanud nagu täitsa traditsiooniks juba, aga seda põhimõtteliselt sellepärast, et kuna see on ainus aeg, kui Erki nagu kodus on, siis see on see aeg, kui me reaalselt midagi teeme ja mul on üldse mõtet kaamera kätte võtta nagu ja nüüd ongi nii, et ma hakkan tegema ennast korda, sest me läheme täna mu tädi sünnipäevale. Ja siis ma mõtlesin, et seni kui ma siin korda teen, ma veits jutustan teiega, siis on lõbusam nagu, aga põhimõtteliselt eelmise video kohta, see pulmavideo, siis ma sain mega palju positiivset tagasisidet ja täiega lahe, et nagu inimesed kiidavad, et ma üldse sellist asja nagu teen. Või ma ütlen ausalt, mul on endal ka väga hea meel, sest et nagu nii cool on nagu videotele lihtsalt tagasi vaadata ja et nagu kui teile meeldib neid vaadata, siis miks mitte teile ka seda kõike näidata. Et see on see, miks ma nagu seda teen ja miks see nagu lahe on minu meelest. Sest hästi paljud on nagu öelnud, et nagu videopildis on vaadata, kuna ma olen nüüd Võrumaal, siis hästi palju on nii-öelda neid Võru inimesi, kes neid videosid vaatavad ja on nagu öeldud hästi palju, et nii lahe on nagu vaadata tuttava inimese videosid, et see on kordades lahedam kui nagu võõra inimese vaata. Nii et täiega cool ja ma nagu olen täiega nõus sellega, et kui sa nagu tead inimest, sa oled näinud teda vähemalt, siis see on nagu hoopis teine tunne vaadata nagu. Nii et ma feelin seda täiega ja see on lahe. Aga ma nüüd, ma ei teagi, ma teen ennast valmis äkki või? Ja siis vaatame edasi, mis saab ja kohtume juba siis, kui ma olen valmis. Siis ole hea, vajuta sellele videole like ja pane subscribe, et sul tuleks teada, kui mul ilmub uus video. Nii et sul on selleks aega 5 sekundit. 1, 2, 3, 4, 5 ja tehtud. Nüüd saame videoga edasi minna. Outfiti näitamine, siis mul on lihtsalt seelik ja bluus ja ongi kõik. Täna on üllatavalt soe ilm ja ma tegin enda sükust 2 krunnikest. Ma alguses mõtlesin, et ma panen lihtsalt üles ja teen see 1. Aga siis 2 tundus lahedam. Nii et me hakkame Erkiga minema ja mul just üks sugulane helistas, et ta tahaks, et ma tal juuksed lõikaks, nii et ma lähen ruttu lõikan tal ära, mitte vanem inimene, nii et lähen lõikan ära ja siis saame juba edasi vaadata. Töö kiire ja korralik. Nüüd lähme otsime mingi lillepoekese, kus me saaksime mu tädile osta lillekesi. Muidu ma mõtlesin, et lilli nii mõtet viia, aga täna on kuidagi nii ilus päev, nii et meil on vaja lilli, et lähme otsime. Otsime sellise ilusa lillekese. Mind tavaliselt mitte kunagi huvita, nagu mis lill see on, mingi ala roos, ma ei tea, ükskõik nagu mis, peaasi, et see värv oleks ilus ja ta näeks nagu nunnu välja. Nii et selle me valisime. Meenutage hetkeks, kes oli eelmises vlogis meil herneraksus. Kes oli? Jälle sina. Erki lihtsalt, seal kus on herned, seal on Erki. Need kultuurmustikad ka, aga kui ma päris aus olen, siis ma üks päev sõin juba siin kõik ära ja siin ei ole enam midagi järgi jäänud. Mul on teile tegelikult üks palve, ennem kui me läheme sünnipäevale ja vaatame, mis seal toimub, siis te võite mulle praegult seniks jätta siia kommentaaridesse, mis te üldse nagu arvate minu videotest, kas nagu teile meeldivad vlogid või te tahaksite näha pigem mingit temaatilist videot, ala mingi haule või ma ei tea, mis iganes nagu võimalusi nii palju, et milliseid videosid te ise kõige rohkem vaatate, kas teile meeldivadki siuksed igapäevased või on mingid sellised ekstramad, mida te pigem vaatate. Nii et ma oleks super tänulik, kui te jätate mulle siia alla kommentaaridesse ennem kui me lähme edasi. Jah, tegid ära? Tegid? Kindel?
Davai, tubli, 5,5. Thanks sulle, nii et nüüd ma võtan sind endaga sünnipäevale kaasa, et sa nii tubli olid. Let's go! Meie sõidame nüüd sünnale ja kuigi see on siin metsa taga, siis me lähme autoga. Sest meil on kõik soojad riided õhtuks autos olemas. Ja siis on meil kõik ühes kohas. Kingitus tuleb meil pärast järgi, siis ma näitan, mis see on. Aga läheme esialgu siis lillekesega. Kingitus läheb siit, millest ma rääkisin. Nii, mul oli juulis sünnipäev on ju juuli lõpus ja minu väga armas täditütar ei saanud tulla minu sünnipäevale. Ja nüüd ta tõi mulle sellise imeliselt vahva seeliku, selline pikk ja täiega lahe. Ja eks ma kunagi näitan, kui ma seda endale selga sobitan millegiga. Aga mega cool. Aitäh, Kadri! Festival lausa, ma ütlen, iga nädalavahetus on meil siin mingi pidu. Vapsi. Aus istuda naises üles. Kus on... Kas see on viisakas teie meelest? Jaa. Meie meelest või? Ma ei saa Erkiga mitte kunagi ühtegi videoklippi teha, sest ta lihtsalt mingi vaatab. Ja siis kui ma kaamera kinni vajutan, nii miks? Murdid? Jummal küll! Ai, see on minu värv, ma ütlen. Noh, ma olen tiiga. Ma oleks praegu vastu peasta. Segood. Teeme väikse sünnipäeva update'i. Pidu läheb hästi. Tegin siin endale hea joogikese ja hästi soe õhtu on ja ma loodan, et ma ei külmeta ennast niimoodi ära, nagu ma nädal tagasi pulmas külmetasin. Kes mind Instagramis jälgivad, siis need nägid, ma postitasin seal, rääkisin stories, et mul on kurk mega valus, aga õnneks see läks paari päevaga üle, nii et täna on juba nagu täiesti väga-väga hea olla. Ja ma loodan, et see jääb hästi. Nii et me chillame siin, pidutseme natuke ja naudime suve, sest et seda on tegelikult nii vähe jäänud, mingi 3 nädalat ja siis on nagu juba september. Täiesti haige. Oleme tagasi õue siis. Tavai. Laul on ka siin selles samas kiigus. Ja möödude ärkad sama sa. Okei, Mona, sa oled norm. Palju oled? Nõnda ilus, kui pellinguud on ilus. Just oli pärast armastan ma sind. Sa oled nõnda armas kui minu päev. Andsisime ennast mõnusasti hommikusse ja tegelikult pidu lõppes hästi rahulikult ja jäime Erkiga maale, et me ei peaks enam linna sõitma, nii et tänast päeva me naudime maal ja praegu mõtlen küll, et tuleb vist imeliselt soe päevakene. Nii et praegu kõikidele tere hommikust ja lähme naudime pannkooke. Terekest! Tere! Mis teed? Hästi taga. Me viime Erki juurest maalapressi minu juurde maale. Ma ei taha! Mulle ei meeldi!
Jopa kaljamöökita rantelna. Jäkk. Need tõmbab uuega. Peesitasime, võtsime päikest, niisama olime lahedad ja siis järsku hakkas vihma sadama. Ja nüüd sajab päris kõvasti ja nagu põhimõtteliselt mitte ühtegi pilve isegi taevas. Ei olnud sellist, kust võiks vihma tulla, see oli nagu täiesti välk selgest taevast. Nii et väga imeline, tõesti. Jäi umbes sama lambist järgi ka, kuigi müristab veits kuskil. Nii et me tulime natuke jalutame. Ehinenud võõraste sulgedega. Nüüd läks jälle päikseliseks. Vaat kui torekene. Tahtsin öelda, et kui kellegile tundub, et issand jumal, kui lampvlog, siis nagu sama. Sest et meie pühapäevad on nagu viimasel kõik sellised, et kui laupäeval on mingisugune pidu, siis me mingi lihtsalt oleme. Terve pühapäev ja täna on nagu samamoodi. Midagi otseselt ei tee ja mul ei ole teile midagi üldse põnevat näidatagi. Nii et that's my life ja so sorry noh. Aga äkki on ikkagi põnev vaadata minu elu, sellist igavat elu. Äkki on põnev. Palju õnne sulle. Sul läks maha. Palju õnne sulle. Pühapäevake nüüd täitsa õhtusse jõudnud ja hakkame Erkiga koju minema maalt. Aga enne tuleb teha väike raksukene siin, nagu ikka maainimestele kombe kohaselt korjame tomateid. Et me ei peaks neid poest ostma. Ja siin on need kirstomatid, siuksed väiksed eluhead. Hullult maitsevad. No, korjan nüüd neid siin hoolega. Nii et meie vurame nüüd linna ja kohtume teiega juba homme. Tere kaunist esmaspäeva lõunat kõikidele. Ma peale hommikusi koduseid toimetusi olen nüüd suundunud linnatänavatele ja ma olen sõbranna juurde, sest ta kirjutas, et tal on nagu igav. Ja siis me vaatame, mis me teeme, kus me lähme. Täpselt ei tea, aga ma lähen chillin temaga veits. Ma muidu plaanisin, et ma lähen kõndima, aga ta jõudis ette, nii et lähen tema juurde ja vaatame, mis me teeme seal. Ja ma lihtsalt ütlen teile, et te ei kujuta ette, kui imelik on Võru linnas nagu niimoodi vlogida või ennast nagu filmida. See on nii veider. Nagu lihtsalt Võru ja siuke kaamera käes hoidmine ei käi väga käsi käes. Aga samas mul on mega suva. See on mul kuidagi Tartust kaasa jäänud, et mul on lihtsalt nii suva. Ja nii ongi. Ma olen Võrus sama suhtumisega. Mulle meenus just, miks ma ei igatse Tartus 4. korrusel elamist. Kõnnime 5. Jõudsime nüüd sõbranna maa koju, issam juhka ma välja näen. Käisime vahepeal drooni lennutamas, nagu te nägite, ja nüüd sõbranna hakkab autot koristama. Ja siis ma võiks minna kuskile midagi süüa võtta. Ja siis vaatab, mis edasi saab. Täpselt ei tea. Lihtsalt nii taun välja praegu. Lahe. Just enda linnaretkelt tagasi ja nagu te aru võisite saada, me ei teinud üldse mitte midagi erilist.
aga sellegipoolest oli veits teistsugune päev ja igal juhul hakkan mina nüüd seda videot monteerima, mida sina just praegu vaatasid. Suur aitäh sulle, et sa selle videoga lõpuni jõudsid ja nagu ikka, vajuta like, pane subscribe ja kohtume järgmises videos. Tšau!